ütleme, Tartu kandi inimene kõnel säänest asja, et kui te teate, kui siit läht üles Narva Mäkke, läht Tartun maanteel, et Narva Mäkke üles ja seal mäe otsan on see Peetri kirik ja libe aig oli ja ta tuli autoga ja poole mäe peal kuulda, et kiriku kella lööve ja kahest see täis tundi ja midagi ei ole, ma ennestki pühapäeval, mis pärast kiriku kella lööve ja siis oli järsku niimoodi, et ta mäest üles saab järsku nagu libe võtsa ikka tagurpidi tagasi ja jälle uuesti tükk aega ja kiriku kella lõivad kõik aeg. Ja siis, kui ta lõpus üles sai, siis selgusi, et kui ta alles kõrraga üles saanud sõita, seal on mingi tohutu avarii, ütleme, Käki sõitsa ette, keski sai surma. Et keski nagu hoidse teda, ütleme, et kella lõiva tuu pärast, et ära sa mitte mine ja sellepärast ta saa autoga üles. Siis olegi midagi väga hullu. See oli sellest maopäeva latsest ka tahati teeda vai, toon ka Ella. Maopäeva latsega oli sääne asi, et tuud kõneli niimoodi, et tuu sama Ella, kes, ütleme, kui ta tõesti võib-olla 1910 või või see sündun olla. Et tuu ütel, et timele kõneli oma küla vanainemine, tuud ütel, et kõneli ja ikk. Ütel, et ma näi esitud asja pealt ja et kui ma tuud teile kõnela, ma ütle teile, et latse ärgeti olke, säänse huulmada, ärgeti tekke, tõsele hirmsad hätad, tahtke tuu tule teile tagasi. Et oli niisikene asi, et talun oli noor teenija tüdruk ja perepoik käve talle aita ja teadagi, mis siis juhtu, muidugi lats tuleman. Ja muidugi ta abiellu tolle tüdrukuga, aga kõik aeg oli tuu hirm, et kas time käest nakatas raha nõudma või niimoodi. Ja teks see siis säänse hirmsa tükü, et tuu lats oli Hainamann hällüga või millega iganes. Ja sokuid ussi latse sinna, selle kätkide. Et äkki sa oli surnu, siis ei ole probleemi. Aga uss oli sinna magama keelduna ja midagi ees juhtu. Võeti sealt välja, oli kuskil päevaman kirjan ja võeti välja midagi ees juhtu. Aga poiss esi abiellu mõne aasta pärast. Ja tal naane otse last. Ta oli esi Hainamann kuskil ja naane tul söögikotiga järgi tulema. Ja tol läts rästik siit, iist läbi. Ja ta muidugi hiitu tuud. Tuud kõnletas kõik aeg, et kui hiitut midagi säänest ütles. Et kas nüüd tuu pärast, aga kui lats sündü, siis latsel oli inimese keha, ussi päev. Ja oli ka niivõrd võimatult ollu, et ütleme, oli käytu lausa kaeman ja too oli siis viidu, nagu muidugi Ella ütel tuugat, et ma ei tea kohe looma aida, mis tust sai. Et ime tool vana inimene, kes kõneli, et tuu oli tollest nii raputatud, ta oli just esika nännu, et ütel ärgeti jumala pärast tekke midagi säänest, et te tõsele halba tahate, et kaiku hulluste, et muidugi võis olla tuud, et ta lihtsalt hiitu teda ussi, aga kuna sääne kokku sattumus oli, et siis on nagu, ütleme kättemas halva mõtte eest. Jah, rohkem mul midagi tarka ei olnud ütelda.